Tere 3. K-klass! Täna räägime liikumisest ja sellest, kuidas liiguvad elusolendid ja asjad. Liikumine on keha asukoha muutumine teiste kehade suhtes. Ja tuletame meelde, mida me õppisime eelmisel nädalal. Siin on mul kass ja kala. Need on 2 keha. Kui kass liigub kalale lähemale, siis tema asukoht kala suhtes muutub. Kui kass liigub kalast kaugemale, muutub samuti tema asukoht kala suhtes. Tuleta meelde, missugune on ahvena, konna, varese või kassi liikumine ja vaata nüüd, kuidas Freia liigub. Inimestel ja suurematel loomadel on liikumiseks lihased. Inimesed ja loomad kasutavad liikumiseks oma jäsemeid. Need on käed ja jalad. Mängivad lapsed ja kutsikad liiguvad joostes või hüpates. Vees on edasi võimalik liikuda ujudes. Jää peal saab uisutada või niisama liuelda. Ka tantsimine on üks liikumise viis. Asjad liiguvad siis, kui need liikuma pannakse. Inimene tahab tihtipeale liikuda kiiresti ja vähe jõudu rakendades. Selleks on ta õppinud kasutama mitmesuguseid abivahendeid. Näiteks auto. Ma loodan, et see aitab sind töövihiku ülesannete lahendamisel. Ole tubli, head aega!